Sing, my sister, sing. Sing out loud of all you bring. For how you sing is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. You're wise in her ways. It's what you are. Dance, my sister, dance. Fall in love and make romance. For how you dance is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, it's what you are. You're wise in her ways, it's what you are. Pray, my sister, pray, giving thanks for each new day. For how you pray is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, in a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. You're wise in her ways, that's what you are. Grow, my sister, grow. You have a path to reap and sow. For how you grow is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, in the ways of a woman by far. You're wise in her ways, that's what you are. Walk, my sister, walk. And don't waste time with all that talk. For how you talk is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, in a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, in a woman by far. You're wise in her ways, it's what you are. Live, my sister, live, and receive all that you give. For how you give is what you are. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, in a woman by far. And you're wise in the ways, in the ways, in the ways, it's what you are. You're wise in the ways, it's what you are. Hinga, mu äkki hinga. Ja hinga vabaks oma olemus. Sest nii kui hingad, see oled sina. Sa kannad endas väge, seda väge, mis naises on. Ja sa kannad endas väge, seda väge, mis naises on. Sa kannad ükset väge, see oled sa. Hinga sügavalt ja tunneta, kes sa oled. Vägevus, Jumal on. Kõik sus elamas siin maa peal kehastunud siia.
siin YouTube'is vaatamas seda ekraani. Tere tulemast! Naisena sa ei pea tegema midagi, kui lihtsalt lõdvestuma ja olema. Võta vastu oma naiselikkus. Tunneta seda kuningannat, seda jumalannat, seda preestrinnat endas. Ja lõdvestu sellesse ja luba endal lihtsalt olla ja tunnetada, olla see vastuvõtlik pool. Tere tulemast ja head naistepäeva kõigile. Ja iga päev võib olla sinu jaoks, peakski olema enda olemuse, enda naiselikkuse pühitsus. Mina olen valgustaja ja mina olen sinu teejuht täna siin sõnumites, kus saad kuulda ja tunda ära need kingitused ja anded, mida kõiksus sulle pakub. Mul on au olla teie sõnumitooja. Valgustaja Anna on siin väga ilusa settingu mul teinud täna. Ja vaata neid kive. Siin on labradoriit, merliniit ja sugiliit. Milline sind täna kutsub? Mis sõnum? Hinga, tunneta, lõdvestu. Kuskile jõudma ei pea, midagi saavutama ei pea. Oled kohal iseendas. Ja tunne ära see kivi, mis sind kutsub ja siis kas siis kui sa valisid number 1 labradoriini, siis jää ootele, vaatame kohe, mis sõnumid maailmal ja kõiksusel sul on. Mis kingitused? Kui sa valisid merliniidi, siis vajuta alt selle merliniidi gruppi peale, lähed otse siin algusesse ja sugiliidi täpselt samamoodi. Alustame siis number 1. Grupp number 1, labradoriit. Nii. Enne kui te kõik ära vajutasite, siis tahtsin tutvustada teile meie uut loomingut. Kuna me oleme eeterlike õlidega, siukse taimemaagiaga natukene tegelenud, siis me otsustasime oma mõnusa intuitiivsusega panna kokku just täiuslikud segud. Ja see on siin valgustaja Anna looming, just Shakti-õli naistele, naiselikkuse, meie vastuvõtliku poole nagu pühitsus. See on siukse imelise lõhnaga. Kuul on roosast kvartsist, sees on ka roosat kvartsi. See on kõik looduslik ja väga väekas, puhas lõhna või energeetilise töö õli. Et varsti on need meil kodulehel üleval. Mina tegin ka terve toreda partii erinevaid tšakrapõhiseid õlisid ja loodame need varsti üles panna, et siis saate meilt tellida neid kas endale või sõbrale, sõbrannale kingituseks. Aga nii, tere tulemast, labradoriit, teie vägevused siin. Mis kingitus maailmal sulle on? Mida sa enda seest nüüd taasavastad ja integreerid ja võtad vastu need kingitused, mida kõiksus sulle toob? See põhisõnum, esimene, suurim. Vohoo! Vot, enesekindlus. Milline vägevus. Tõuse püsti ja üles ja seisa nagu sirgelt, nina püsti. Kroon kukub maha muidu. Tunne seda tuld, mis su hinges on. Võta see enesekindlus, oma vägi vastu. Oma suur vägi. Sinus on nagu meeletu ürgne jõud ja vägi. Et ja ole uhke oma olemuse, oma naiselikkuse üle täpselt samamoodi. Kõik, mis sa oled nii
täiuslik ja võimas ja vägev ja ära lase mitte kellelgi endale maha müüa ideed mitte grammi võrdki millestki vähemast kui seda, et sa oled puhas armastus, puhas valgus, vägevus ja võimsus. Et võib-olla sa oled peljanud oma teel seda enesekindlust, seda oma julgust olla see särav nagu julge laps, väike tüdruk, kes lihtsalt ütleb kõik välja kõigile ausalt ja kartmata. Et nüüd on see siin tagasi sulle. See kingitus on sulle tagatud universumi poolt, sina pead selle lahti tegema enda seest. Enesekindlus. Ole endas kindel. Ja selleks, et endas kindel olla, selleks on vaja sinu otsust ja seda, et ma väärtustan ennast ja ma olen nagu kuninglik ja väärikas. Ja ma olen nagu parim sõber endale. Käitun endaga nii hästi, kui ma oskan ja sellepärast ma väljendan oma tõde ja kõnnin oma tõde ja elan oma tõde ja käitun ka vastavalt. Et enesekindlus, sinu vägi. Vot. Ja nii, liigume, vaatame kohe, teeme lahti selle kingipaki natukene täpsemalt. Mida maailm sulle kõik veel toob, sest et kingitusi on sulle küllaga. Oma südame hääle kuulamise, et kuula oma südame häält. Et palju õnne. Siin on sinule südame hääl. Sinu sees alati räägib. Ja enesekindlad ka, et ma julgen oma südame hääle järgi siis käia. Ja nagu usaldan ennast täielikult 100%. Ma ei kahtle. Ma panen täna julgemalt neid. Siin on siuke nagu palverännaku kaart. Et sa oled teekonnal iseenda vägevusse. Et sinu hing igatseb leida seda teed. Ja ainult sina saad enda teekonna valida. Mida sa siin maa peal käid. Ainult sina otsustad ja sina lood seda. Ära lase mitte kellelgi teisel otsustada, millist elu sina peaks elama ja mida sina peaks tegema. Sest see on 100% sinu vastutus. Ja kui su elu kord otsa saab, siis sul ei ole kedagi teist nagu, kellele näpuga näidata. Sina ja ainult sina. Ja see on sinu enda vägevuse, see on ka nagu selle enesekindluse vastuvõtmine, eks. Ja selleks on sul kompass, sisemine kompass, oma süda, mida sa kuulad. Et see on nagu suur jõud ja sinu nagu see vägevus, eks. Et sa oled sellel nagu teel ja su hing igatseb seda suurt jõudu ja väge endas nagu kogeda. Ja ei ole mingit põhjust, miks sa ei peaks seda tegema. Sa võid seda teha nüüd ja kohe. Otsust käib alati hetkes. Vahepeal me mõtleme, et me ei võiks otsustada või et mingite asjadega läheb aega, et midagi saavutada, aga muutused toimuvad alati mingi moment, et kui sa vaatad mingit skaalat nagu alastiilis, börs liigub üles alla, punkt liigub ajas edasi, eks. Et siis üks hetk ta murdub nagu üles või alla. Et kui trend on alla või ülesse, siis nüüd ta läheb nagu muutub ja see hakkab tõusma. Et sa muudad kurssi alati mingis hetkes. Ja see on üks otsus, see on otsuse taga. Et ma nüüd otsustan, ma lähen nagu täie hooga iseenda nagu vägevuse ja unistuste ja kõige selle poole ja ma nagu kiman sinna nagu julgelt ja kaaspõhjas ma ei hoia tagasi ennast. Ja selleks hetkeks, mis see on? Otsus käib hetkes, eks, et siin ma otsustan ja nüüd ma nagu ankurdan selle otsuse ära ja ma olen pühendunud oma südame hääle järgimisele, selle otsusele, mida ma just praegu tegin. Ja üks hetk see tahe on nii suur ja tugev, et vaat ma teengi ära selle ja kõik. Selleks veel natukene juhatust on selline igavene praegune, eternal now. Ehk siis tulevikuga on hea asi see, et see tuleb üks hetk korraga. Sa ei pea muretsema. Aga mis saab siis või nagu, sa mõtled praegu need asjad võib-olla jah läbi, et ma ei ütle, et planeerima ei peaks. Aga hetke järel tuleb see nagu elu. Ja see on alati, sa oled alati siin ja praegu kohal.
et sa ei saa, nagu kui sa oled minevikus või tulevikus oma mõttes, siis sa nagu ei ole kohal, sa oled kuskil mõtterännakul. Ja paljud asjad, mis sa mõtled tulevikust, nagu kas siis nagu hirmu baasil või minevikust, siis need ei lähe kunagi täide, et milleks siis? Nagu hirmu, ei ole mõtet tunda. Ole kohal ja ole tunnetuses, see mees on ka siin vaata käsi südamel ja siin on see kaart, et kuula oma südant ja ole kohal, ole hetkes. See on sinu kingitus, selline kohalolu. Kõiksus saadab sulle siukse kingituse siit. Kohalolu, südames olek, sinu vägevus ja sa tead, sa oled oma hinge teel ja ainult sina valid oma teed. Ja kui sa tunned, et sa veel ei ole, siis sa juba tead, mis su hinge tee on, sest sa tunned, et sa ei ole sellel. Ja kuskil all on vastused juba, mis see on. Ja kui sa oled, siis sul on hea tunne. Su elu inspireerib sind, see kannustab sind, see nagu motiveerib sind. Ja võib-olla on valus vanast lahti lasta ja nagu nendest piiravatest asjadest, mis on sulle mugavaks ju muutunud näiteks. Et kui sa tunned ennast mugavalt olukordades, mis sind ei teeni selles elus ja maailmas nagu. Et sa oled harjunud kannatustega ja vähemaga, kui sa väärt oled. Sa nagu ei väärtusta ennast näiteks. Et kui on selline koht, et siis on vaja seda julgust ja otsust, et ma lähen, ma tean tegelikult, mida ma tahan, mis mul südame kohe rõõmsaks teeb, kus süda hõikab. Jaa, jess, palun, jah, juhuu, jess, juhuu. Plaksutab käsi ja nagu rõõmust nagu kringel, jess. Et siis sa tead, et sa mõtled neile erinevatele võimalikustele, oma teedele, oma unistustele ja sa tunned kohe ära, mis on sinu tee. Nii et vali oma südame tee, oma kõrgeim tee, võta oma vägevuse suurus vastu, julge unistada suurelt, pane oma unistused kirja, pühitse oma naiselikkust ja tähista oma naiselikkust ja julge võtta vastu ja olla selline kuninganna, kellega ei käituta halvasti, vaat ei käituta ja ei ole vaja sellist asja, ma ei luba lihtsalt nagu piir ette, vaat kuninglik väärikus, enese väärikus, kõrgeim autoriteet. Et siis tuli siuke kaart nagu embracing change ehk võta muutused vastu. Siis tundub, et see koos selle pilgrimage'iga ja sellega, et sinu teel on vaja julgust võtta see samm vastu, minna oma südame teed ja käia nagu täiel rinnal pea püsti sellel. Et mitte enam nagu grammi võrd tagasi hoida, sa kuulad oma südant ja sul on see põlev julgus, sa tunnetad seda tuld endas, mis julgeb oma südame teel käia ja mitte keegi ei saa sulle mitte midagi muud öelda. Ainult sina, sest sina vastutad oma elu eest. Ja kui sul ei sobi, siis sul on 2 jalga, jaluta minema. Et sina valid, kedagi teist ei saa süüdistada. Aga kui seal on tihti on see, et väline muutub siis, kui me enda sees muutume. Et me ei pea välisega võitlema, peegliga kaklema, vaid me teeme enda sees need muutused ära. Ja me oleme nagu, kui me oleme enda suhtes väärikad ja austavad, siis me oleme teistega samamoodi. Kui keegi ei ole meiega nagu viisakas või ei austa meid, ei käitu nagu meie suhtes austavalt, siis ta ei austa ise ennast. Ja me saame ennast piisavalt austada, et me ei tolereeri sellist käitumist, aga me ei lange ise sellele tasemele. Vaid me ise tõstame oma sagedust, lase kõrgemal, tõstame välja ennast sellest. Et me ei kakle, me ei võitle, me ei vaidle, me ei pea õigustama ennast. Meil on see väärikus ja me teame ja me jalutame oma teed julgelt, sest see on meie tee ja meie valik. Ja siis me mõistame, et kõik, kuidas keegi käitub kellegi teisega, kui ta ei austa, seda ei austa ise ennast. Ja samamoodi, kui me ei austa teisi ja oleme hinnangulised teiste suhtes, siis me oleme hinnangulised enda suhtes. Selles aspektis võib-olla. Kunagi me ei ole lubanud endale kogeda mingeid tundeid ja siis me oleme nendes kohtades. Et sinu jaoks on oma muutuse vastuvõtmise nagu aeg julgelt käia. Et tundub, et sul on selline lihtsuse, rõõm ja lapselikkus, kõik ilusad, kaunid asjad. Optimism, ole nagu julgelt optimistlik. Näe nagu positiivselt seda kõike, mis tulemas on, sest see on nagu vabanemine, see on nagu julgelt oma teel käimine iseenda vägevuses. Su hing hõikab, et hei, aeg on nagu küps ja nüüd me lähme ja võtame oma väe
tagasi enda seest ja minu kõrgeim vägi on minu käes. minu see süda teab, kuhu minna. vot selline imeline lugemine ja ole optimistlik, ole hetkes, kuula oma südant, su süda teab, mida teha. su südames on vastused ja sa oled teel omaenda vägevusse, võta ette see teekond. See ei tähenda, et kõik peaks olema, et ei ole nagu väljakutseid või nagu kohti, kus sa saaks oma vanast taagast vabaneda enda sees. Et ikka, aga oled hetkes ja see ei ole palju, üks hetk korraga nagu. Selles suhtes saad olla optimistlik, et sa saad alati hakkama kõigega, mis tuleb sinuni. Sest see ei tule nii suure hunnikuga, see tuleb sulle üks hetk korraga. Ja kui selles hetkes on intensiivne ja selline nagu vappu olla vahepeal isegi võib-olla, siis see on ka kõigest energia ja info ja tunne. Ja sa ei kao ära ja see puhastab ja värskendab ja väestab sind. Vot. Õnnistused sulle, armas hing, kes sa oled siia tulnud. Kaunist aega iseendaga ja hoolitse enda eest ja hoia ennast ja väärtusta ennast ja nagu paku endale vaid parimat. Ja ole samas lahke ja heatahtlik teistega, alandlik elu ees. Ja sinu süda teab, su südames on suur väärtus, vägi ja tarkus. Vot, aitäh teile, armas esimene grupp. Saadame teile õnnistused, valgustaja ja valgustajanna. Hinga ja lõdvestu ja tee seda, mis sa soovid. Nii, tere tulemast. Grupp number 2. Sina valisid sellise müstilise maailmade vahelise kivi nagu merliniit. See on opaal, dendriit opaal ja must ja valge ja seal on nagu siuke justkui portaal, nagu sa näed. Et vägeva värgi oled valinud. Kui te ei kuulnud, siis ma kasutan juhust ja teen tutvust teile meie uue loominguga, mis me oleme energeetiliselt pudelisse pannud, õnnistanud ära sellised taimemaailma esindajad. Me oleme loonud siukse eeterlike õlide segu jojobaõli baasil, siuke nagu pehme lõhn, lisaks energeetiline avaja ja naiselikkuse pühitsus on see shaktiõli, mis see valgustajanna on kokku pannud. Siin väga imelised õlid sees, see lõhnab imeliselt. Siuke roosa kvarts on siin sees ja isegi rullik. Et varsti on need meil üleval kodulehel olemus.ee ja saate sealt neid endale või sõpradele tellida. Et neid on ka teisi lihtsalt täna, kuna meil on naiselikkuse lugemine, kingitused Jumalalt teile, armsad naised, kes te olete valinud selle vägevuse nagu merliniit. Siis shakti oli siia lugemisse jõudis. Aga vaatame siis, mida maailm sulle kingib täna. Ja mida kõiksus sulle pakub. Millised kingitused. No muidugi. Armastus, usud või mitte, eks. Noh, kui vägev. Võta vastu armastus. Ja see on kingitus, armastus on kingitus. Kuula oma südant ja nagu pühitse ja õnnista seda, mis sind õnnelikuks teeb. Et on miljoneid põhjuseid, miks armastada. Et meil keegi koputab siin. Ja, tere. Meil on uus šamaanipoiss. Tema on Shanti ja ta tuli ka teile vist midagi siin edastama. Kassidel on siuke vägev kõike nägev silm. Et oih,
nii. aga ei, oot sinna nagu ei saa. mitte päris nii. Niimoodi. Lõdvestu hinga sügavalt ja tunneta, mis elu sulle ütleb selle armastusega. Et kuula oma südant. Et kui kingitus sulle, mida maailm toob, on armastus, siis nagu võta vastu see, mis su südame rõõmsaks teeb, mis sind päriselt nagu õnnelikuks teeb. Et mõista, et kõiges on nagu armastus, eks. Kõik on armastus. Aga sinu süda nagu ja hing on valinud mingisuguse nagu tee siin elus ja mingisugused õppetunnid, mida nagu et kui sa teed valikuid, siis sul on nagu üks valik või teine valik ja sa tunned ära õige valiku sellest, et su süda ütleb jaa, jess, see mulle meeldiks. Vahepeal meel ja mõistus ütleb, et ma ei tea, nagu kõik muu, mis sellega kaasneb, võib-olla toob nagu hirmu. Aga see teine tee, mis on nagu siuke võib-olla turvaline mõistuse ja meele jaoks, aga süda ei hõika jaa. Et siis see ei ole päris see, ma arvan, mida sa hingena siia tegema tulid. Et vali armastus kõiges, mis sa oled ja ole ise armastav. Et ole see, et sa oled naine, sa oled armastuse nagu kanal kõige jaoks ja kuidas sa, et mida me pakume teistele, kas me ise oleme see armastus, mida me tahame vastu saada. Et armastus ei oota tegelikult midagi vastu, armastus ainult annab ja annab tingimusteta. Ja ole see muutus, mis sa tahad näha maailmas. See, mida sa tahad kogeda andestust või tänu, siis ole ise andestav, ole ise tänulik nagu. Tahad kogeda lahkust, ole lahke teistega. Et see kõik, mis me näeme väljast, on peegeldus sellest, mis on meie sees. Ja kõik, mis sa annad, sulle saad vastu ka. Kõik, mis sa teed ise endale. Et lihtne ja ka suur ja sügav tõde, mis võib väga välja sügavale minna sinu sisse ja avada ennast aina uutest külgedest, tahkudest. Et mis see armastus sinu jaoks tähendab? Võta vastu. Sinu kingitus, maailm kingib sulle armastust. Võta see vastu ja luba. Ja võib-olla nagu sa oled peljanud seda, aga samas hing igatseb. Ja võib-olla sa armastad tantsida, aga sa ei ole tantsinud väga ammu. Võib-olla sa armastad laulda, aga sa ei ole julgenud laulda. Keegi ütles, et see ei ole nii ilus või sa ise ütlesid endale, vaatasid, kuidas keegi teine tantsib või laulab ja mõtlesid, ma ei tea, kas mina nii hästi teen. Et siuke võrdlemine võtab rõõmu tihti ära. Et sa hakkad nagu mõõdupuuga vaatama, aga igaüks on eriline, nii nagu ta on. Ja püha. Shanti tahab laua peale ronida, aga on siin küünlad ja lilled ei saa. Ja tegelikult on selline kavalpead seal aknalaual nurgas paistavad, kuhu erinevad maitsed aimed on üles tulnud värsked ja tema pätt läheb neid talluma. Siis ta tahab mulla peale saada juba, ootab seda kevadet. Ja kevad tuleb ju tihti armastusega, eks. Et uus värskus, uus elu, lilled ärkavad, muru läheb roheliseks, lehed tulevad nagu jess, et võta oma kevad hinges ka vastu. Nii, vaatame, avame veel seda armastust sulle siis ja ega see armastus on nagu suurim asi, eks, aga ega see ei ole ainus kingitus, mis elul sulle pakkuda on. Elul on sulle palju kingitusi, ei jüpa. Isepäine, kassid on isepäised ja õpetavad meile sellist iseseisvust ja tervislikke piire, et me nagu teaksime ise, mis me tahame ja julgeksime seista enda eest. Kõiksuse kingitused sulle, armas hing, kes sa valisid sellise müstilise, maagilise merliniidi. No, hingekaaslane, soulmate, sinu armastatu ütleks, nagu kui ma üldiselt armastus on nagu
lai mõiste, eks, ja elab ju kõiges, eks. siin pildil on samas, näed, sihuke õnnelik aldjapaar. ja siis siit tuli üks selline sinu hingekaaslane, soulmate ka, nagu kujutad sa ette, eks, kui milline tõenäosus. et siis tundub, et läheb väga üheseks see sõnum, et sinu kingitus on sinu nagu teine pool, hingekaaslane, teekaaslane, kellega sa oled mõeldud seda teed käima siin. ja ära näri. siis tuli selline nagu teekonnakaart, kus sa oled sa sellise ükssarviku najal. ei, kuule. mis sa närid? nüüd tuleme kohe. Nüüd on meil siuke väike kiisuke veel. Journey ehk siis teekond ja keskendu sellele, kui kaugele sa oled jõudnud, mitte kui kaugele sa pead minema. et millise teekonna sa oled juba läbi nagu teinud ja kiida ennast selle eest ja sa oled alati hetkel kohal. ja abi tuleb sinuni ootamatutest kohtadest. ja sa leiad abi ja abi on sinuga alati siin, küsi ja sulle antakse. ja võta see teekond ette, võta oma teekond ette, mis iganes teekond. ja see võib olla ja tõenäoliselt on see suurem sügavus selles sinu suhtes, aga võib-olla sul ei ole seda suhet, mida sa sooviksid. ja sa igatsed selle järgi. ja see ootab sind. see on siin, palju õnne. maailm kingib sulle tema. et võta ta vastu. ja ära nagu karda. ja esmalt ennekõike on meie teine pool peegeldus sellest meie enda sisemisest. ja kui me enda sees oleme nii nagu armastavad iseendaga, siis see teine pool nagu on see manifestatsioon sellest, kuidas me enda sees oleme. et see sisemine loob selle välise. ja kui me enda sees oleme ise armastavad kogu ümbritseva, kogu maailmaga, et siis see maailm meiega täpselt samamoodi vastu. ja kui meile tundub, et me ei saa sedasama peegeldust vastu, siis see võib olla esmalt nagu test, et kas sa oled nagu siiras ja nagu päriselt armastad või see on mingi siuke tehing. et sa tahad vastu saada, et sa annad sellepärast, et saada. et kas sa annad päriselt nagu südamest sellepärast, et sulle anda, et sul on hea meel teiste üle ja nagu rõõm jagada ja näha, sest sa tunnistad seda külluslikku olemust, mis sa oled. seda, et sul on alati palju anda. et kõik, mis sa annad, nagu Tao Te Ching 79. värss just kõnetanud andmise saamise osas, et kui et need, kes annavad ja annavad, nemad saavad elu nagu rikkuse ja täiuslikkuse vastu ja need, kes ainult võtavad, neile jääb lõpuks nagu tühi pihk. et võtjalt ei saa kunagi nagu küll. et aga andmine, et kui sa pead andma seda, mida sa tahad saada. isegi kui väljas tundub sulle ebaõiglaselt vastatud, siis keegi peab olema see, kes asja nagu armastusega lõpetab. see ainult armastus lõpetab vägivalla ja ülekohtu ja kõik selle. et keegi peab valima lahkuse ja julgema riskeerida selle lahkuse valimisega. et mida sa tegelikult riskeerid, nagu lõpuks on sinu ja maailma või Jumala vahel kõik see, et kuidas sa oma elu elasid nagu. et vali julgelt armastada, anda ja tingimusteta. ja mida rohkem sa annad, seda rohkem sa saad. et muidugi mitte, et sa peaksid olema nagu mitte jalad maas ja nagu sa pead olema keskmes ja tunnetama, aga süda, kui sul ütleb süda midagi ütleb, siis tee seda. su süda ei vea sind alt. su süda teab. see on sinu teekond selle sügava armastuseni, selle hinge, suguluse, partnerluse, õnneliku püha suhte, püha liiduni. et sa kuulad oma südant ja
ja nagu võtad vastu ja õnnistad seda, mis sind õnnelikuks teeb. ja armastamiseks on nii palju põhjuseid nagu. et võib-olla meid armastuse ees on võib-olla seisnud ainult meie enda ja tegelikult ongi nii, et mis seisab armastuse ees on meie enda nagu hinnangud, kuidas peaks olema. Nagu sihuke hukkamõistev kriitik meie sees, kes ütleb, et nii ei tohi. Noh, me oleme selle õppinud jah, kas siis oma kasvatusest, ühiskonnast, oma teekonnal, oma haavadest. Aga nüüd ärkab see vägi ja see kevadega tärkab see lill ja lootus sinu sees, mis ütleb, ma teen ise ja ma teen ise need valikud ja isegi kui ülejäänud maailm pealtnäha võiks öelda on eba nagu õiglaselt või ülekohtuselt minuga käitunud, siis mina valin olla see armastus. Ma valin olla see lahkus ja headus ja tänu ja anda maailmale seda, mida ma ise olen igatsenud. Et isegi kui mõnele keegi teine ei anna, siis ma ei istu nagu mossis ja solvunud, et miks keegi mulle ei anna, vaid ma olen ise see muutus, mis ma maailmas tahan näha. Ja ma annan ise seda välja teistele. Sest see tuleb 100-kordselt tagasi. Kõik, mis sa annad, sa saad. Et nii lahedad mõtted ja sõnumid. Nii, sulle tuleb veel siin imelisi sõnumeid. Nii. El Moria. Awakening presence ehk siis ärkvelolek, kohalolu, nagu sihuke teadvustatud, valgustatud ärkvelolek, mis ütleb, sul on nagu saatjad sellel teel, sinu õnnistused, kingitused sellel pühitsuse retkel, kus sa hetkel oled. Ja ta ütleb ja tuletab sulle meelde, see El Moria, sihuke üles tõusnud meister, et universum on sinuga. Et kanna armastuse ja nagu kaitse või protection, kaitse, armastuse kaitse nagu keepi. Et sa tead, et see universum on sinuga, et sa ei pea kartma, võtta vastu midagi, mis on su teel. Võta, nagu ole kohal ja tea, et sa oled kõiksus elamas oma kehas. Et sa oled see igivana ajatu hing, nagu Jumala allikavalguse kiir. Ja sa ei ole eraldi mitte millestki. Et sa oled kõigega seotud, sa oled osa sellest kõiksusest. Ja see kõiksus on alati sinuga. Sa oled kõiksuse osa, kõiksuse laps ja peegeldad seda. Ja see peegeldab sulle kõike vastu. Teine püha kaart, mis sulle tuli, siuksed nagu sõnumid või sinu nagu teejuhid, nagu hingehoidjad, õnnistajad astraaltasandilt. Mirjam, sacred vision ehk siis püha nägemine, mis ütleb, et selleks, et terveneda, vali andestus ja näe valgust kõigis. Mäleta, et armastusel ei ole piire. Kui armastus on piiritu, siis ei ole lahterdamist ja hinnangut, nagu me rääkisime, vaid kõik on see piiritu, lõpmatu, absoluut, kõiksus on igavene ja kõiges ja kui te teete lõpmatuse märkeks, lõpmatus. Kui sa lõpmatusest midagi ära võtad, siis lõpmatus jääb alles. Et armastus, kui kõik on armastus, sa võtad armastusest midagi ära, sa ei võta ära, vaid armastus nagu jaguneb miljarditeks inimesteks või maaks või maailmadeks, siis kõik on see. Kõiges on see püha, see valgus alles ja sinu ülesanne, tervenemise teekond, see journey, mis sa ette võtad, see sinu armastus ja hingekaaslane on see, et sa näed kõiges ja kõigis seda armastust ja seda sama valgust. Ja Mirjam ja Sacred Vision ongi see nagu vaata nagu siuksed nagu siuke peegel või nagu kaksikud, et sa näed iseennast kõigis ja kõigis ja kõiges ja sa, mida sa hukka mõistad ja hinnangutega suhtud, siis need on kõiksuse armastav sõnum sinule sellest, mida sul on vaja andestada.
iseendale ja teistele. Ja kui sa hoiad üleval mingeid siukseid andestamatust, nagu siukest vimma kannad, siis see maailm pakub sulle õrnalt ja hellitavalt inglitega kooskõlas ja koostöös erinevaid viise, kuidas sa saaksid seda kogeda, niikaua kuni sa lõpuks aru saad ja vastu võtad selle, et see kõik on ka püha. Ja see on lihtsalt järjekordne Jumala nagu tahk, kõik ühe Jumala unenägu. Ja see kõik oled sina, üks suur nagu Brahman, üks suur hing, kes seda kõike kogeb erinevatest perspektiividest ja visioonidest. Et kõiges elad sina, suur jumalanna ja jumal. Ja võta nüüd, sina saad valida teise ajaliini, teise uue nagu elu ja värskuse ja see on sinu suur pühitsus ja kingitus siin. Et sa valiksid selle armastuse tee, et sa näeksid valgust kõiges ja kõigis ja võtaksid selle teekonna ette ja seal ootab sind ka see püha liit ja suhe. Et sa oled täielikus nagu kohalolus, sa tead, et kõiksus on sinus ja sinuga sa ei pea kahtlema mitte hetkekski selles. Ja sa tead, et kui aeg on küps ja aeg on valmis, siis kõik juhtub ja kõik sünnib, mis vaja ja sa usaldad kõiksust iseendas ja enda ümber nii täielikult ja nii sügavalt, et sa võidki lõdvestuda enda sellesse naiselikkusesse, enda vastuvõtlikku olemusse, enda nagu ilusse ja nautida seda juba nüüd ja kohe, et ära pea ennast eraldi olevaks sellest, mida sa igatsed, see on siin juba sinuga, see on alati kohal, kõik on siin ühes hetkes, see nagu igavik on see awakening presence, mis sind äratab, et ärka ülesse sellele, et kõigel on igal nagu tagajärjel on põhjus, kõik on millegi pärast, kõik me oleme loonud oma nagu ise noh ja näe valgust selles kõiges, et need teised on lihtsalt peegeldused sellest valgusest, mis sa oled. Ja kui sa samastad ja häälestud ja võtad vastu selle oma sisemise valguse, siis sa ei ole, sul ei ole puudust millestki, sa tead, et see on nagu lõputu põhjatu kaev, igavene allikas, mis kiirgab valgust nagu lõputult kõikides suundades ja kõigile ja kõikjale ja sa oled nagu püha. Mitte nagu, vaid oledki täiega. Vot. Aitäh sulle. Grupp number 2. Mine oma teele nüüd. Kuula, mis sa oled. Õnnistused sulle. Ja sa oled täpselt õigel kohal, õiges kohas, õigel ajal. Midagi ei ole valesti, kõik on täpselt õigesti. Ja lõdvestu ja hinga ja andesta ja tead, kõiksus elab läbi sinu ja on sinuga. Ja see imeline suhe, see püha liit, sinu hingekaaslane, hingesugulus ja armastus, see jess, ka selles maises plaanis on sinuga juba siin ja praegu. Nii. Tänud grupile number 2. Ja tere tulemast grupp number 3. Teie sugiliidi grupp. Siin on tuvikesed peal, need siuksed vägevad hingelinnud. Nii, mida siis maailm kõiksus sulle sellel imelisel hetkel
kingivad. See on sinu kingitused, sinu anded, mida sa oled avamas. Nii, tere valgustaja Anna. Ilmus nii vähe. Just siin 3. grupi juures. Kas sa soovid jagada midagi 3. grupile, kuna sa tulid siia? Au ja uhkus. Ma korra tutvustan ka, valgustaja Anna on selle Shakti õli autor. Kes ei jõudnud vaadata, siis meil on uus vägev looming. Me oleme taimemaagia pannud pudelitesse. On sellised vägevad pudelid kristallist rullikuga, eterlike õlidega segud ja lõhnavad imeliselt. See ei ole pelgalt lõhn, vaid see on vast energeetiline tööriist ka. Et võite leida peagi meie kodulehelt. Siin on üks Shakti õli, mis valgustaja Anna meisterdas, lõhnab imeliselt. Ja sulle tuleb selline sõnum minu poolt, et millal sa viimati mõnust nurrusid? Ja julgelt nagu nurruda. Kuula, kuidas nurr käib. Korra. Niimoodi tuleb nurruda. Elu nautimine. Kingitus sulle kõiksuse poolt. Et naudi elu ja löö nurru oma elus. Ja oska lihtsalt olla. Et tõmba küüned sisse poole ja mine pehmusesse. Jah, ei pea kaklema kogu aeg ja võitlema ja võid lihtsalt nautida ja olla. Et lõdvestu täiega, lõdvestu. Okei, ma tulin. Super luks, noh. Aga tegelikult ongi see, et sa oled juba kohal, sul ei ole vaja miskit teha, kuskile jõuda ja minna sellesse vastuvõtlikkusse. Võtta oma selline naiselik olemine ja olemus vastu. Et sa lihtsalt oled, sa ei pea midagi tegema. Võib-olla sa oled palju teinud ja palju püüdnud ja pingutanud ja mõelnud ja nagu pea ragiseb nagu vana arvuti. Et suitseb võib-olla juba, et lihtsalt lõdvestuda ka olemusse ja olemisse, et see, mis sa koged, võib olla nagu lihtne ja mõnus. Ja sa võid vaadelda, sa ei pea nagu reageerima ja tegutsema kogu aeg. Sa võid lihtsalt olla ja nagu tunda ennast hästi ka vaikuses. Et siis räägib midagi palju rohkemat kui sõnaline osa kõiklusest. Vaatame siis, mis kingitused maailmal sulle pakkuda on. Ja no näed, unistaja. Sinu unistused on sind valinud ja vali või leia nagu selline täitumine selles, et sa oma enda saatuse poole lähed. Et see on sinu, või see on elu maagia. This is the magic of life. Your dreams have chosen you. Find fulfillment in pursuing your destiny. This is the magic of life. Ja see on ka selline, et sa julged olla ja sa julged unistada suurelt. Mida sa päriselt tahad? Kus on see, et kuidas sa saad nurru lüüa? Iga päev. Olla lihtsalt ka olemises, mitte kogu aeg ainult tegemises, vaid olemises. Ja unistada. Et mis on nagu, kas unistused, on sul unistused, teadvustad sa oma unistusi ja motiveerivad need sind nagu, on sul nagu sisemine jaa, yes. Ja ole teadlik sellest, et need on sinu jaoks mõeldudki, et need unistused on sinu valinud. See, millest sa tegelikult unistad, kogu see reaalsus ootab sind. Sinul on ainult see koht, et sa julgeksid vaadata seda, millest sa tegelikult unistad. Et julged lubada endale seda mõnu, seda pehmust, seda, nagu me enne rääkisime, seda nurru löömist,
et sa lubad ja lõdvestud. Ja kui sa lähed selle lõdvestuse teele, siis tegelikult kõik see avaldub sulle, mis ongi sulle mõeldud, nii et naine, kui sa lähed sellele rajale, mis on sulle mõeldud või pusid ja punnid seda enda mingit visiooni, mis sa oled arvanud, et kuidas peaks olema või kuidas võiks olla või kuidas sa pead hirmus palju pingutama, et seda koos hoida, mis sa oled välja mõelnud, mis võiks olla. et kõik on juba olemas, sinul on lihtsalt vaja teha see samm, et magavale kassile nagu hiir suhu ei jaluta, sa pead olema ka nagu mõnes mõttes, kui sa näed seda, mis on sinu unistus, nagu sa, esiteks on vaja unistada ja teada, mida sa tahad elult ja olla selge selles osas, mida sa soovid. Ja kui sa tead, mis on sinu siht ja eesmärk, siis sa tunned ära, kui ta hakkab tulema ja siis sa tead, oskad nagu samme teha sinna poole ka iga päev. või lihtsalt lõdvestuda ja olla ja küsida seda läbi lõdvestumise ja lubad neil ka vastu võtta. et ei pea alati olema nagu see tegutseja, see Shiva, sa võid olla Shakti lõdvestunud ja su Shiva toob sulle selle kõik, mis sa soovid. lihtsalt sa pead teadma, mida sa tahad ja julgema väljendada seda ja vajadusel ka tegutseda ja nagu luua ja minna seda. Pursuing your destiny ongi see, et sa nagu võtad selle teekonna ette ja sa lähed oma saatuse poole ja sa viid oma saatuse ellu nagu. Saatus ja kuidas see oli, destiny ja fate nagu, et kaks erinevat sõna inglise keeles, et kuidas ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, et põhimõtteliselt kui sa saatuse et sa pead ise valima oma saatuse, mis su saatus on, mis nagu, mis sust saab kuidas, mis see lõpuks siis nagu saab sellest. Et sul on nagu siuke ettemääratus, neid on erinevaid, palju erinevaid viise, kuidas, aga sina valid selle, millise ajaliini sa ette võtad enda elus. Millise saatuse sa ellu viid, sina oma tähelepanu, oma valikutega, oma mõtete ja sõnade ja tegudega valid selle, millise saatuse sa ette võtad, mida sa lood. Nii et julge unistada, julge täiega võtta oma unistused ja imed vastu oma ellu. See on sinu kingitus kõiksuse poolt. Ja löö nagu nurru, leia rohkem tegevusi, ole selge ja väljenda seda, mis sind nurruma paneb. Kõiksusel on sulle veel kingitusi. Vaatame, mis kingitused. Need. Insight. Sisekaemus. Et võib-olla see on sinu tugevnenud sisekaemus, insight, nagu et sa oled nagu suuremas ühenduses, sinu energiakeha on aktiivsem ja võimsam ja sa võtad neid sõnumeid kosmosest ja kõiksusest nagu aina vägevamad ja suuremad vastu ja sa lubad sellel kõigel endale nagu tulla. Et noh, nagu selle unistusega kooskõlaseks, et nagu siuke kolmas silm saadab sulle neid, võtab vastu nagu kõiksuselt neid. Ja sa tead ja sa näed ja sa mäletad, mida sa soovid ja vii see nüüd siis nagu ellu ja küsi nagu juhatust, kuidas see täpselt on, millisel moel, kas mis iganes küsimused sul on, et julge küsida ja ole täpne oma küsimustes ja sõnasta oma küsimused niimoodi, et vastus ei pea olema ühel või teisel moel, et see vastus tulebki läbi elu ja luba nagu sellel elul pakkuda sulle kõike seda, millest sa oled unistanud oma nagu saatus. Et kuidas võib veel paremaks minna? Kuidas ma võin kogeda aina enam sellist nagu täituvuse tunnet, sellist armastuse tunnet, õndsuse, lõdvestumise, lihtsuse, tänu, nagu mis on see, mis teeb mind õnnelikuks. Kuidas ma saan seda rohkem kogeda? Ja jätad küsimuse õhku ja vaatad, kuidas vastused tulevad. Tunnetad enda seest või vaatad läbi elu, kuidas need sinuni jõuavad. Et tegele oma sisemise hääle nüüd tuli veel siuke ka, visualiseeri,
et insight võtad vastu ja visualiseeri nagu suht sarnane, et sul on väga selline intuitiivne kingitus siit kõiksuse poolt, et ja siis nüüd kiirga välja seda, mida sa soovid. Võta vastu, lae alla oma hinge tee, download all, install ja oled õnnelik ja nii on alati. Kõik, kogu su olemus on õnnelik ja oma hingeteel täielikult joondunud sellele kuldne tee sinu ees ja ääristatud nagu kõige vägevamate unistustega. Ja sa oled sa oled juba sellel teel. Lihtsalt nüüd on sinult palutud, et kingitused on lahti ka teha, eks, et see ei ole, et universum toob sulle palju kingitusi ja see on väga nii-öelda selget nägemise ja kolmanda silma nagu põhine, et sa unistad, sa sõnastad ja sa tead, nagu julged oma unistusi vaadata ja oma hinge teed ja siis sa nagu lähed sügavale sellega, sa laed alla kõik need asjad ja siis sa küsid oma südame käest, mida sa soovid. Ja siis sa kujustad neid ja sa kujutad ette, kuidas see on juba sündinud, kuidas see on juba, oled juba ette tänulik selle kõige eest, oma unistuste täitumise eest, sest see on nagu selline loomise printsiip, et tunne, kuidas on tunda neid asju, kui sa oled juba seal, kui sa oled juba kohal. Sa oled oma uues minas, kuidas sa soovid tunda ennast. Enesekindlana, täis armastust, nagu, et sa oma täies väes võtad kõik vastu, mida sa soovid tunda, sinu unistuste mina, sinu unistuste elu. Ja siis sa visualiseerid seda ja sa kujustad seda ette. Teed selle hästi värviliseks, võib-olla maalid ja kirjutad sellest, paned märkmeid endale, nagu visualiseeri ja nagu mida rohkem aega sa paned sellele oma unistuste nagu kujustamisele ja tundmisele, tajumisele, mõtlemisele sellest, seda kiiremini see elu sinuni tuleb. Et lae alla kõigepealt tunne ära, jah, see on see, mida ma tahan, see on see, mis päriselt mina tahan. Mitte mingist hirmust või see, et keegi ütles, et nii peaks olema. Ei pea olema loogiline, ei ole hinge teed kõik loogilised nagu mõistustele, vaid see, mis minu päris nagu millest ma sügaval unistan. Ja siis visualiseerid seda kõike. Ja niimoodi tärkab kõik see elule. Tuli selline kevade kaart, kevad on käes, eks. Tere tulemast märts. Tere tulemast uued algused, selline värsk, kus varsti saab nagu õues muru peal lesida ja päikest võtta ja nautida kõike seda nüüd rohelisust. Ja kevad on selline uue elu nagu tärkamise aeg ja siis see kõik võtab juured alla ja kasvab. Ja pane need seemned mulda ja mida sa külvad, nagu mida külvad, seda lõiked. Et seal nurgas on ka seemned, mullast tärkavad. Ja paned need seemned mulda, mida sa soovid, need seemned on sinu see visualiseeritud, see, mida sa oled visualiseerinud, mida sa oled soovinud, see nagu sinu mõtted loovad. Iga sinu mõte on nagu leping universumiga, sa lood sellega, millele sa keskendud, millele sa häälestud, sa ankurdad sinna, saadad sinna energiat, olgu see tulevikus, aga sa kujustad seda juba läbi tänase, et aitäh, et see on juba siin ja sa tunned juba, kuidas on olla see nagu enesekindlam, häälekam, kus iganes sa soovid olla nagu pildis, kujustad ette pildis tundes, mis lõhnad seal on, paned kõik meeled kaasa nii suure hooga, kuidas sa saad ja siis see kõik lööbki nagu lõkkele ja elule. Not. Et kui sa paned seemned mulda, see ei tähenda, et aeg neid ei testi või neid koorikuid nagu ei murra, et võib-olla see koorik on olnud kõva ja vajabki alguses nagu külma ja pimedust, seemnes on muld, eks. Võib-olla kui on pime, siis sind on just istutatud mulda. Sa oled tärkamas ja sa kasvad ja sa ei ole, ja sa võid, mis seemned sa paned, kas need on sellised lühiajalised, sellised sibulataimed, mis nagu aastaga küpsed või see on selline vana tamm või oliivipuu, mis kasvabki nagu 1000 aastaid kasvab, eks. Sequoia. Et ole julge, julge oma nagu unistustes, oma tee käimises. Ja näe, siin on küünlarasv peal. Ja tänud sulle, ma arvan, et mul ei olegi sul midagi öelda, mida sinu sisemus ei teaks juba. Ja sinu sisemuses on otse sulle suured sõnumid ja sul on nagu 3 kaarti
nagu kutsu kokku sattumuseks või mitte, aga need kõik räägivad minust samast asjast. Et sa unistaksid, et sa võtaksid oma unistused vastu ja nagu visualiseeriksid seda, looksid, sa avaksid oma kolmandat silma, julgeksid nagu olla selgeltnägija oma elus. See on selgelt, mis sa ikka selgelt näed ka seda, mis su süda tahab ja mis see maailm vastusena on. Siin on sulle kolmanda silma puhastus, tuli, vaata tuld, vaata küünalt ja päikest ja lase sellel nagu püha puu suitsul oma nägemist suitsusest peeglist nagu selgust luua. Puhastab, tuli puhastab, vaata tuld, hinga sügavalt, keskendu sellele, mida sa tahad, tunne neid tundeid, mida sa tahad tunda ja need tulevad sulle siia maisesse ellu kiiresti. Nii et aitäh kolmandale grupile, aitäh kõigile armsatele, kes te jõudsid siia lugemisele, ilusat naistepäeva, ilusat tänast päeva, iga päev võib olla naistepäev. Teed ise endale selle päeva, julged olla lihtsalt. Vot nii, aitäh. Õnnistused sulle su teele.